esiteks, te fucking sitakotid olete mind nii endast välja ajanud, et sellest kirjutati reaalselt kroonika artikkel ja kui te kujutate ette, et sellest tuleb nagu mingi hihi-fahaha, ma ei tea, lõbus video, siis mul on põhimõtteliselt ainult inimesi sõimata. Mitte kõiki inimesi, sest et ilmselgelt kõik oleme vastu mingi rõvedad olnud, aga mingeid inimesi. Nagu see, ma isegi tea, kus pihta hakata, sest et sellega kogu see asi on nii nagu jabur ja ma saan aru sellest, et see on jabur, ma saan aru, kui nagu pealiskaudne, first world problem, mis iganes see on. Ja ärge arvake, et ma olen nagu loll või nagu, ma lihtsalt alustan algusest. See kõik alguse sellest, et mul oli see labubu ja see on mul reaalselt nagu tulemüüri vahele pandud tabalukuga kinni, sest et juba lennujaamas mingi laps üritas mult selle ära varastada ja see juba õpetas mulle, et sa ei saa lihtsalt seda kanda enda kõhti küljes. Ja ma paningi selle tabalukuga enda koti külge ja kui te vaatate ja jälgite mind TikTokist, te juba teate, ma läksin välja sellega pidutsema, ma käisin triibupasta laivil ja siis ma läksin halli ja siis mingi hetk see oli mu tabaluku küljest ära võetud ja see oli niimoodi, et see väike rõngas rippus mu koti küljes ja siis koos selle tabalukuga, aga ma olin selle pannud topelt läbi, niimoodi, et ma olin selle siit nagu nööri kaudu pannud veel eraldi tabalukuga läbi. Ehk siis keegi oli selle sikutanud niimoodi, et ma võin tähele seda ja selle ära varastanud mu käest. Ja mu kogu probleem on selles, et inimesed, ma tegin TikToki selle kohta ja ma olin purjus seal TikTokis, sest et ma olin, see oli nagu after, see oli nagu pärast seda, kus ma olin pealt nagu koju tulnud või mitte koju tulnud, peole läinud edasi, after party ja anyways. Ja siis ma olin endast väljas, see oli nii messi, sest et esiteks see oli mingi viinapudel taustas, siis kirjutas kroonika sellest artikli ja siis inimesed, seal on mingi sadade kaupa kommentaari, kus inimesed kõik süüdistavad mind, et ma kaotasin selle labobo, fuck, piece of shit. Okei, ma ei ropenda, vabandust, anyways. Ja nad süüdistasid mind selles, et ma kaotasin selle labobo ära, kalliked, et see oli tabaluku küljes. Kui sa hoiad midagi enda keha küljes kotil tabalukuga, siis sa ei saa süüdistada mind selles, et ma kaotasin selle ära. Mida ma enamat teha oleks saanud, kui nagu anyways, see selleks, see on kadunud. Mu kodukindlustus maksis selle kinni, sest et mind reaalselt rööviti ja nagu lihtsalt see kogu point, et kõik süüdistavad mind, sest ma ei tea, mida ma teinud olen, et kogu internet kogu aeg süüdistab seda nagu mind, et kõik on alati minu süü nagu ja 100% ma teen hästi palju asju, mis on minu enda süü ja siis ma kogu aeg räägin teile, et mina olen selles süüdi, et ma tegin seda, et whatever. Ma ei ole nagu debiilik, et ma ei saa aru nendest asjadest, nagu kui ma olen ise süüdi. Poolest ajast ma olen ise süüdi kogu aeg, aga selles ma päriselt ei olnud ise süüdi nagu. Lihtsalt see on samamoodi, et nagu kui keegi, nagu see on nagu jabur võrdlus, mida Tuuma ei ütle, et ma tunnen, et ma olen samamoodi ohver, aga nagu keegi mingi vägistatakse ära, siis on umbes mingid, aga kas äkki sa provotseerisid teda kuidagi, et mis sul seljas oli, kui see juhtus nagu. Anyways, kogu see point on see, et mingi rööviti nagu. Ja enne kui keegi tuleb ütlema, ei, ma ei arva, et ma olen sama hull kui mingi vägistamisohver, lihtsalt ma toon paralleele, et te saaksite aru, sest et pooled inimesed, kes kõik mind seal süüdistasid TikTokis, nad ei saa aru, sest nad on lollid. See siis selleks. Tore, et ma endast välja läinud. Teiseks. Let's take it back, sest et me nägime viimati mingi kuu aega tagasi, rohkem kui kuu aega tagasi, mingi kuu ja 2 nädalat. Mind visati fucking aftekalt. Kui kes ei tea, kui sa lähed peole, siis kell saab mingi hetk 6, 7, 8 hommikul klubi pannakse kinni. Ja siis minnakse aftekale, mis tähendab seda, et sa lähed kellegi nagu juurde, see afteka, see on nagu after party. Ehk siis sa lähed kellegi koju. Te lähete edasi jooma, te tellite veel mingit viinataksot ja siis inimesed panevad hulluna pidusa. Mulle meeldib afterparty, vahepeal ma käin peol ainult selleks, et minna afterpartyle või vahepeal on niimoodi, et ma ärkan hommikul üles kell 6 ja ma kirjutan oma sõpradele, et mis te teete ja siis nad on mingi me läheme varsti afterpartyle, siis ma olen nagu davai, kus ma ka tulla. Siis ma käin mingi jõusaalis ära, okei, väga eredaks läks, nagu ma panin selle hulluvalguse valmis, et te saaksite nagu mind näha, sest see oli minut tagasi nagu pime. Anyways. Ma olin enda võtme ära kaotanud peol, koduvõtme ja mu varuvõti oli Haapsalus, minu sõbranna käes. Ja siis ma küsisin ühe tüübi käest, ma räägin kõik hästi umbkaudselt, sest et ma olen nagu viisakas inimene, aga kui see bullshit jätkub, siis ma tõesti mõtlen, et ma hakkan inimeste kohta rääkima täisnimi, isikukood, koduaadress, sest I feel like inimesed nagu
nad nagu, nad üritavad, nad try to get me, nad nagu üritavad nagu näidata mingi ha-ha, ma tegin tünga sulle, keerasin sulle perse. Anyways, that's how I feel, that's how I feel. Et keegi nagu üritab mulle sähra teha nagu kogu aeg. Siis ma tunnen, et ma ise olen kuidagi siuke nagu küüniline inimene, siis selle tõttu inimesed nagu üritavad mulle nagu meie gotcha. Anyways, hääl tegelikult, ma olen hästi rahulik inimene, swear, promise. Mind kutsuti, ma küsisin, kas ma võin tulla ka afterpartile. Sest et ma muidu nagu ei oleks võib-olla nagu isegi küsinud, ma oleks teinud oma mingid plaanid, teised asjad, aga mul ei olnud koduvõtit. Ma ei saanud isegi koju minna. So ma olin seal mingi purjus. Ja ma küsisin hästi viisakalt, kas on okei, kui mina ja mu sõber tulema ka sinna afterkale. Ta siis jaa, muidugi tulge, siis koduaadresse kõik on chill. Ja siis ma ütlesin talle seal, et issand, ma vaatasin oma kotti läbi, uurisin ja nii edasi. Ja ma nagu ütlesin selle tüübile, ja ma tean seda tüüpi, see on nagu, ma tean teda pikaaegselt, aastaid. Ja siis ma ütlesin talle, et mul nagu koduveti on kadunud, et ma peaks nagu mingi tunnikese chillima siin kindlasti enne, kui ma saan nagu kuskile minna. Ja siis ta oli mingi hea see chill. Ja siis ta kusjuures nagu mingi hetk oli nagu tegi nalja umbes, et ma võiksin nagu ära minna. Ma arvasin, et ta teeb nalja, sest et ma olin täiesti vana rahu ise, ma chillisin diivani peal, ma isegi joonud alkoholi enam, lihtsalt vaatasin oma asju, kirjutasin oma sõbrannale, üritasin nagu aru saada, et millal ta jõuab ja nii edasi. Ja siis juba lihtsalt nagu, et ta, ma ei tea, mis käigus ta ütles, aga see punchline, aga seda oli, vahet pole, et sa nagu lähed varsti ära. Ma olin mingi, no jaa, et ma lähen siis, kui ma saan oma võtme, nii nagu me rääkisime. Ja mul ei olnud mingit beefi sellele või mingit issue't ei olnud. Nagu enne, kui ma olin seal peol, ta kirjutas mulle, et kas ta võiks ka sinna peole tulla, sest et nagu, et kuidas on, mis vibe on. Ma olin mingi, jaa, muidugi tule, et nagu fun on. Ja siis ma arvasin, et meil on kõik chill. Ja siis ta oli mingi, okei, no samas, kui sul ei ole seda võtit, et kui sul seda võtit ei ole, et siis sa võid nagu olla, I guess. Ma mõtlesin nagu, et okei, et ma nagu nüüd, kui sa oled niimoodi nagu olnud, ma ei saa öelda, kas sa teed nalja või mis asja, sest ta nagu ei teinud nalja. Ja siis ma ei saanud aru, et kas ma olin midagi teinud, et nagu it's like piss him off or whatever. Või siis see oli jälle üks nendes momentis, ma olin gotcha! Anyways. Ja siis ta oli mingi, ei, et sinu vastu on midagi tegelikult, et su sõber võiks ära minna. Ma olin mingi, kuhu ma sõbra viin, kui mul ei ole kuskile temaga koos minna, you know? Ma ei jäänud midagi seda, siis ma olin nagu, no ilmselt, et ma ei taha kuskile enam jääda pärast, kui mul on nagu viisakult viidatud, ma võiks ära minna. Muidugi ma läheks, aga kuhu ma lähen kell mingi 6 hommikul purjus peaga, kui ma ei saa koju. Ja kõige haigem oli siis, et see oli reaalselt nagu mingi 5 minutit, mitte isegi 5, nagu üksikud minutit, meetrid mu enda kodust, ma oleks muidu lihtsalt kõndinud koju ja läinudki magama nagu. Aga ma ei saanud, sest mul polnud võtit. Mis ma oleks teinud siis, võtnud hotellitoa endale chillimiseks mingi purjus peaga, et ma saaksin tund aega oodata nagu nii kaua, kui ma võtti. Ja õues oli nii külm, ma olin oma jopega ära kaotanud, ehk siis ma olin lihtsalt põhimõtteliselt pusaväel ja mingi pükstega. Ja õues oli nii tuuline, nii külm, I got thrown out the fucking streets, nagu visati reaalselt tänavale, nagu mingi pomš. Ja see oli nii jabur, et ma läksin enda sõbra juurde ja teise sõbra juurde, kes lasi mul olla seal ja muidugi mu sõbranna läks nagu mingi 3 tundi, aga see ei ole üldse tema süüd, miks ta tuli Haapsalust minu jaoks Tallinnasse, et tuua mu koduvõtte, aga see on fine, ta läks kauem, ta oli just ärganud siis, kui ma helistasin talle. Aga lihtsalt see kogu olukord nagu, kuidas sa, muidugi sa oled kohustatud kedagi võõrustama enda koju, aga miks siis üldse lubada kedagi enda koju sisse öelda, jaa, muidugi tule ja siis olla pool tundi hiljem mingi, mitte isegi pool tundi, mingi 10 minutit hiljem, tegelikult võiks ära minna. Ma ei saanud aru, reaalselt ma ei saanud aru. Ma olin mingi, kas ma politseis sellist, in my head, ma ei tea, see oli nii jabur olukord. Ja ma ei tea, ma hästi, ma nagu mingi PTSD selles, ma reaalselt mõtlen nagu. Ja siis järgmine kord, kui ma seda inimest nägin, siis nagu ma käitusin suht ebaviisakalt tema suhtes või nagu ma ei olnud nagu, ma ei tea, mida ma ütlesin, aga ma tõesti, ma nagu ülbitsesin temaga, jätsin ebaviisakalt ja siis ta oli mingi, et ma olen in my villain era. In my villain era, piece of shit, sa kohtlesid mind reaalselt nagu prügi ja nüüd sa ootad, et ma käitun su vastu viisakalt. It's over, once sa teed sükest asja, siis nagu mis meil enam on teiselt, et me saame oma vahel läbi või nagu, et let's talk it out. Ma ei tea, nagu ma olen reaalselt täiesti mingi võõrad inimesi enda juures võõrustanud ähtekata täpselt samamoodi niimoodi, et nagu, et ma ei tea, ma ise nendega ei saa läbi, aga ma näen, et see kellegi sõber, mis iganes, aga ma ei olnud isegi see olukord, ma teadsin seda tüüpi ja whatever, see selleks. Ja
apparently ta nagu ei saanud aru, et ta vist tegi nagu midagi valesti või nagu ma ei teadnud, aga at the time keep in mind, nagu reaalselt nagu üks inimene, kes räägib niimoodi, et on kuradi suunurjas tekib vahtu nagu. Mingi, näed, see tatt nagu veib seal juures, I don't know, see on nii ebameeldiv olukord lihtsalt nagu. Ja see fakt, et ta nagu ei saanud aru, et ja kõige haigem on see, et inimesed lihtsalt vaatasid pealt olid siukse nagu, kõige nagu segaduses, sest keegi ei saanud aru nagu, et mis juhtus. Ja vaatasin mulle ka otsa nagu, ma nagu vaatasin veits siuke nagu, et help meil keegi räägi midagi. Mitte, et keegi peaks hakkama teda ümber rääkima, lihtsalt ma ei saanud aru, see oli nagu nii weird, nii awkward, siis ma mingi, okei, tšau, head aega, bye, gotta go. Jaa, ma ei tea. Ma nagu, ma tõesti, ma tunnen, et ma olen psühholoogi pärast seda, aga ma kohe ei räägi teda, et ma olen psühholoogi, aga ma ei ole siiamaani pannud endale psühholoogi, aga mida pole nagu, ma vaatan ja ma räägin need asjad oma peas läbi ja siis ma olen tegelikult, et nagu, whatever, is it that serious? Not really. No, whatever. Ma veits nagu tunnen ennast halvasti, sest et ma söimasin päriselt sellele puubu nagu TikToki videole. Inimesi nii hullult läbi. Ma saatsin inimesi, ma ei tea, kogu iganes, aga nad kõik nii üheled ja nii kurjad, kõik umbes nagu mingi, et mingid sa täiskasvanud mees, et mida sa mängid mängu asjadega. Ma ei mängi nendega, need istuvad, ma lihtsalt, see istub siin, see on mingi collectible fucking item, nagu see ei ole mänguasi, ma ei mängi sellega. Mingid vanasti käisid mehed sõjas. Ja ma vaatasin, kes see nagu kirjutas seda, see chip nägib, see naine, see it, konkreetselt, kunksmoor, nagu she looks scary, ma ei räägi nagu sellepärast, et ta nagu vana, ta oli vana, ta nägi hirmus välja, ma kirjutasin talle, et sa näed välja nagu herne hirmutis, mida sa kommenteerid siit, mida ma pean nende eluga tegema, nagu sul on ilmselgelt prioriteedid täiesti paigast ära. Ma olin mingi teprekas looki, tegelikult mul ei olnud teprekas, ma olin nagu, ma käisin väljas jälle eelmine nädalavahetus. Ja ma olin pärast seda kuidagi nii väsinud, ma ei saanud voodis püsti mingi 3 päeva. Ma ei tea, ma kogu aeg räägin seda, aga mul ei ole pohmakaid, mul ei ole reaalselt pohmakaid mitte kunagi. Välja arvatud mingid üksikud juhtumid, kus ma olen reaalselt nagu mingi nutrient deprived, aga need ei ole nagu aastaid juhtunud. Viimane kord, kus ma olin pohmakas, oli mingi aasta 2019 aastavahetus ja see oli ka sellepärast, et ma jõin nii morbiidselt suuri koguseid alkoholi, et ma hakkas paha pärast seda. Aga nagu pea hakkas valutama järgmine päev, võitsin võiveldas või midagi taolist, aga nagu muidu mul ei ole kunagi välja arvatud see, et ma olen nagu väsinud, aga mu nagu tipp, kuidas mitte väsinud olla, on see, et kui sa esmaspäeval tunned, et sul on ikka mingi rambus, siis sa pead minema jõusaali. Ma lähen alati esmaspäeviti jõusaali või ma teen nagu siukse kerge nagu workout'i niimoodi, et ma tean kas või nagu mingi jõusaali, teen oma selle nagu, ma ei tea, kas legs push või siis pull päeva ära, ma teen nagu lühendatud versiooni sellest ja teen lühemalt mingi, selle asemel 20 minutit trenacheri peal, teen 10 minutit ja mul on nii hea olla pärast seda, mul on oluline see, et ma võtan enda toidulisandid, ma pean võtma enda toidulisandid, kui teid huvitab, mis ma võtan, siis ma nagu reaalselt, ma võtsin eraldi, I'm not getting paid for this, ma ei saa sellest mitte ühtegi senti, aga ma näitan teile, mis mu siis need igapäevased nagu mu aadressi, ma juba jälle nagu. Nii, vitamiin C, kollageen, need peab koos võtma, vitamiin C aitab kollageeni limenduda. Ma panen need tee sisse ja joon hommikul esimese asjana koos kreatiiniga sisse. Need 3 lähevad mul esimese asjana pärast ärkamist sisse. Kui ma käin väljas pidutsemas, ma teen selle tee endale purgi sisse valmis, ma panen selle külmkappi, ma joon selle hommikul jääteena, siis see on mul olemas. Need 3 asjad sisse, you're good, nagu you're good. Nii, panen need kõrvale. Siis, meil on omegad. Ja ma ei sponsori, nagu not sponsored, ma olen kõik need asjad enda rahast kinni maksnud korda 1000. Nii, mis järgmine? Lion's Mane, see on uus. Ma tellisin selle uue. Janar Kodo, you got to me, nagu, need ei ole midagi Janar Kodo, need firma omad. Okei, miks ma low-key nagu Janar Kodo fänn? Ma olen temaga koos paraku enda laivi teinud, siis ma alati nagu mingi do I love you? Mitte nagu love you, aga nagu love you nagu love Janar Kodo nagu mitte nagu love, aga nagu love, you know? Yeah. Anyways, L-taniin, seda ma olen ka hakanud võtma nüüd nagu hiljuti. See on pigem siuke, et need 2 õhtuti rahustavad ja aitavad su ajul nagu töötada. Nii, siin veel on seleen ja siis tsink. Et mu juuksed välja langeks, ma ei taha kiilakad seada. Ja siis, ja tsink aitab üldse meeshormoonidel mingi hakkama saada nagu. Ja siis kafeiin, ma ei taha kohvi juua kunagi, aga kui ma tunnen nagu, et võits
kuidagi paremini hakkama saada. Käsin. Okei, teine tuli kõik nagu. Ärge pange tähele. Ma tahan kohe, et te näete, kuidas ma nagu disoriented ja messi nagu. Kui sa tunned, et su elu kvaliteet vajab nagu paranemist, need on nagu seestpoolt, et väsinud ei saa hakkama, siis nagu vaata järgi, küsi ChatGPT käes, kas sa võiksid ka neid asju võtta, kus sa nagu olemasolevate asjadega ja ma vannun. Kreatiin üksinda juba võimendab mu ajutööd nii palju, et kui ma seda ei võta mingi nädal aega, siis ma tunnen, et mul on halvem olla nagu, ma tunnen päriselt, et mul on nagu kehvem olla. Kellega ma rääkisin alguses, et mul on vaja sitakottidega riielda, et siin ei ole mingit positiivsust, ainult halb. Ja mul on 15 eluarmastust, võib-olla rohkem. Võib-olla ma ei tea, silmarõõmud, aga iga minu silmarõõm ongi minu eluarmastus, nagu ma olen valmis pühendama iga enda silmarõõmule enda elu. Aga minu silmarõõmud, nad kas vihkavad mind, nad kas kardavad mind või nad ei taha minuga mingit pistmist, sest nad isegi ei tea nagu, kes ma olen. Aga see ei tähenda seda, et nemad ei ole minu eluarmastused. Ja ma tean, et see kõlab nagu crazy, aga see on alati niimoodi, et see, et nemad on minu temake, ei tähenda, et ma pean nende temaka olema, aga see ei tähenda seda, et ma pole valmis pühendama neile justkui nagu nad oleks. Ja osad on niimoodi, et nad on ise nagu mulle külge löönud, siis ma lähen natukene sellega kaasa, siis nad kaovad ära. Üks minu nagu, ma ei tea, kas see on, ma ei tea, tegelikult temaga isegi ole nagu niitusin, et aga ta nagu, mul on mingi 3 inimest, kes on üritanud minuga nagu kurameerida ja siis nad on ghostinud mind niimoodi, et need sitakotid kutsuvad mind välja. Ma olen mingi davai, teeme mingiks päevaks plaani ja siis sellel päeval nad ei vasta mulle. Nagu mitte isegi niimoodi, et nad nagu konkreetne plaan on tehtud ja see inimene ei vasta. Me peame mingi follow ma üksteist Instas, me oleme nagu mingi Messengeris suhelnud, mis iganes. Ja nad ghostivad mind ja see on niimoodi, et need inimesed nad on nagu inactive, ma ei tea mitu, see näitab niimoodi, et nad ei olegi active olnud umbes nagu, meil on need inimesed, kellel on see active, kus iganes, ja see aeg on nagu ära võetud niimoodi, et see nagu ei näita neil, et kui kaua nad, et sa saad välja lülitada selle vaata, et kas seda näha. Ja okei, ma võiks siis muidugi lihtsalt selle asja nagu jätta sinna maali olla mingi whatever. Ja ma jätangi, et ma mingi 2 nädalat ei kirjutas midagi, ma kirjutan mingi, et okei, ma ei tea, viisakus oleks siis vähemalt nagu öelda midagi, aga ju siis midagi juhtus, whatever, nagu et. Aga siis ma lasen selle, jätan sinna maani ja siis kui ma järgmine kord kuskile välja lähen pidada, ma olen jooki, siis ma kirjutan mingi, you piece of shit, umbes, miks sa nahkus ei vastanud nagu mingi, kes sa enda arust üldse oled, et sa nagu ei vasta mingi, lased üle niimoodi. Aga need inimesed on kuskilt nagu teadmatud maailmaga, nad on nagu, ma ei ole, mu mingid mutualid pole ka neid näinud, nad on lihtsalt ära kadunud nagu. Ja see ei ole esimene kord. Kas sa saad aru, et viimane kord mingi aastaid tagasi, kui ma kellega sebisin nagu, me sebisime, rääkisime, siis ta kadus lihtsalt ära. Ja ma endale kirjutanud umbes mingi, et nagu et ainuke nagu legit põhjus, miks see on okei, et sa niimoodi ghostid on sees, kui sa oled mingi ära surnud umbes. Ja tuli välja, ja tuligi välja, et ta oli ennast ära tapnud. See ei ole naljasi, see ei ole üldse naljakas, aga ma ütlen nagu, muidugi in my head sellel hetkel, nagu muidugi, et see inimene nagu pigem tappis ennast ära, kui nagu hengida. Ilmselgelt ma ei ole nagu maailma laba, ma tean, I wish I was nagu, I wish, et kõik nagu keerleks minu ümber, ma päriselt, ma tunnistan seda, et ma tahaks nagu maailma laba olla. Kes ei tahaks, et kõik nagu pingutaksid nende nimel. Ma arvan, et kõik tegelikult nagu low-key tahavad seda, sest inimesed ei julge seda tunnistada. Aga what the fuck nagu? Siis ma nüüd võtan samamoodi, need 3 inimest, kes on meil mingi ghostinud. What the fuck? Kus nad on nagu? Mitte keegi ei tea. Kas nad nagu... Are they hiding? I don't know. Kui te näete seda videot, fucking answer me nagu piece of shit. Issand, ma ei tea, ma ei taha üldse ropendada, ma ei nagu täiesti endast ennast. I don't know. Mul oli elamine ka viimasest nädalast, nagu nädalavahetusest saati mingi megasass, siis ma reaalselt küürisin põrandaid, ma istutasin siin vahepeal taimi, täna nüüd nagu, ma imesin kõik tolmu ära, ma reaalselt, ma võtsin isegi voodi alt niimoodi, ma tõstsin, mul on siuke nagu kinnine nagu voodi alust, tõstsin selle marvets üles, tegin sealt kõik puhtaks. Keegi ostis mu käest laupäeval mu Chris Boysi särki jagast. Go check out my jaga, by the way, ma üritan nii väga siin asjadest lahti saada ja ma panin selle nüüd järgmine laupäev alles teele. I feel bad nagu, sorry, mul oli tepekas, ma olin voodis, aga ma ei käinud isegi jõusaalis 8 päeva. Ma ei tea,
mul ei olnud tegelikult deprekas, me kõik vaimselt hästi, ma lihtsalt nii väsinud, ma ei saanud see esmaspäev käima endale, ma lihtsalt lamasin nooti, ma ei saanud hakkama nagu. Aga nüüd ma mõtlen täpselt samamoodi, et issand jumal, okei, mul need eluarmastused ei vasta mulle ju, siis ma ei ole nende eluarmastus tegelikult. Tegelikult võiks lihtsalt aru saada, et kui nagu, kui see inimene oleks sinust huvitatud, ta vastaks. Või ta saaks suga üldse lihtsalt kokku, nii nagu ta plaanis, aga ta ei saanud, ehk siis tegelikult teda huvitav. Tal on nii ükskõik. Teiseks, kolmandaks, neljandaks, no. Ma võin nii rääkida kui lustakas, ma ütlesin alguses, et ma olen hästi paha. Nüüd kui ma kuulen seda ära, ma olen hästi mingi. Okei, mäletate, ma rääkisin, et nagu Kaubamaja Viru Keskus üritas mind ära tappa põhimõtteliselt story time. Tegelikult ei olnud, ma tundsin, et nende see nagu customer service annab soovida. Ma olen nüüd käinud seal mitu korda ja nad on iga kord olnud nii sõbralikud ja nüüd ma tunnen halvasti, et ma midagi ütlesin. See ei muuda seda, et need halvad kogemused oleks juhtunud eelnevalt, aga nüüd kõik on nii sweetheartid. Ma käisin Nixis üks päev, mega sweetheart. Mitte üks päev, täna käisin reaalselt nagu mingi vähem kui tund aega tagasi seal. See naisterahvas oli nii sweet'i nagu, ma olin ise nii koba seal, mul oli see kast käes ja siis mul oli kott ja siis ma ei saanud, mul olid prillid ees ja siis ma ei saanud, mul oli käes telefoni ja siis ma ei saanud nagu katsetada ühte asja, siis ma küsisin ta käest abi ja siis ta oli mingi, sa saad asjad panna lihtsalt siia maha ju. Ma olin mingi, thank you, ma ei taha panna nagu asja kuskil poes niimoodi, nagu ma elaksin seal, siis ma kardan, et keegi on mingi, you can't put your stuff there. Aga ta oli nii sweet, et ta oli mingi muidugi, siis ta aitas mul valida tooni välja ja ma olin nagu, thank you, very sweetheart nagu. Ma käisin Mac'is üks päev, üks naisterahva, Mac nagu see kosmeetika poolt, see naisterahvas oli ka väga sweet, neil ei olnud seda, mis ma tahtsin, aga ta ütles, et võib-olla lähiajal tuleb, et tulge kindlasti küsige uuesti ja whatever, it was sweet, she was nice. Ja jah, ma ei tea, okei, ma ei ole nagu veendunud, et nad on nagu, samas mul oli mingi 2 halba kogemust, ma kohe nagu kanname kohe maha. I don't know, võib-olla ma reageerisin natuke. Teeny little bit. Mul on üks nagu kala akvaariumis ja selle kalal on midagi viga, ta nagu ujub külili ja ta nagu switchib niimoodi. Ja I feel bad, I don't know, nagu ma ütlen, et kas ma peaksin nagu euthanaisima või äkki tal läheb paremaks, ma ei kujuta ette. Me nagu, ma olen ühe korra pidanud euthanaisima ühe kala, sest ta oli nii hull selgroo äraareng. Ja ma ei saanud isegi aru, kuidas ta nagu tekkis, kas ta tekkis või kuidas ta nii suur oli, et ma polnud tähele pannud, aga mul oli hästi suur akvaarium, et võib-olla ma täiesti ei märganud seda, et ta oli mingi, siis ma pidin ta nagu eutaniseerima, ma panin tuttu ära, Ma ei issand, mida sellest rääkida? Anyways, see selleks. Ja ma issand, ma tuli nüüd jälle päev täiesti deprekas nagu. Ma olin nüüd hakanud Robloxit mängima, teate see nagu see grow your garden või grow a garden või mis iganes on ju. Ma olen see miljardär. I love Roblox nagu, I love Roblox so much. Aga tegelikult triibupasta laimani nii palju, mulle nagu nii meeldis seal. Ja isegi triibupasta postitas nagu Instagrami stories umbes, et nagu, et kust üle see Bastioni labubu on. Thank you, people really do care. Aga miks nii kurat, miks inimesed nii vääled selle kuradi labubu pärast, kuradi fuck nagu. Aga see on täiega nunnu ju. Ma tahaks täiega uut osta, aga ma ei taha 80 euri eest osta neid, kui neid saab Labubu lehekülje pealt 20 eest, aga lihtsalt kõik scalpivad neid ära ja need on võimatu kätte saada, aga ma tahaks terve kastitäit osta nagu. Kui keegi vaatab seda ja teil on nagu connections, palun hook up'iga nagu, kõik mulle Labubu videod on seal nagu mingi 100 000 view'd, nagu palun, teeme nagu collab. Nüüd Sneak.com. No free promo. Nüüd Leht kirjutas mulle minu selle Labubu video peale, et kui te tahate osta, siis meie lehel on olemas, võime koha peal, võime päris selles kokku saada, ma olin täiesti nagu mingi, ma leinan enda Labubu kaotust ja see oli mitte sellepärast, et ma just nagu Labubu kaotasin, see oli sellepärast, et ma just selle spetsiifilise Labubu, mis oli mulle juba oluline, ma olin selle riided isegi sellega pannud ja
ma olin nagu, et ma leinan oma Labubu kaotust ja te tulete kiirelt, te üritate mulle müüa siin asemele, aga te võiksite olla nagu mingid, issand, we're so sorry, we'd love to send you another one nagu. Ei, me võime müüa sulle, nii ahned nagu nad tahavad minu kannatuse pealt raha teenida. Ei reaalselt nagu, that's the kind of greed that they talk about in the Bible. Disgusting. Disgusting. Okei, mul tuli kõne ja ma seoses nende kõnedega mul on täpselt nagu siuke asi, et ma tunnen, et kui keegi helistab mulle, vahet pole, mis olukord mul on, kui ma ei saa vastata, siis ma kirjutan nendele, et ma ei saa vastata praegu, et ma olen X. Aga kui ma vähegi saan, ma alati vastan. Vahet pole, kui on võõras number, kui on inimene, keda ma tean, ma alati vastan. Ma ei ignorita kellegi kõnesid. Välja arvatud, kui ma vahepeal nagu üksikuid kordi olen ignorada, aga see on ka põhjusega nagu. Ja mitte keegi vastu mu kõnedele, mitte kunagi. Ja siis see selleks. Ma tahtsin tegelikult rääkida sellest, kuidas teate, kui te nagu follow'd kedagi Instagramis, te olete mutualid niimoodi, et te olete 11 mõlemad follow'nud ja siis see inimene unfollow'b sind. Ja siis ma alati mõtlen selle peale, et nagu kui ma unfollow'an kedagi, siis see on põhjusega. Vahepeal on niimoodi, aga teate, mis ma teen on niimoodi, et kui ma follow'an kedagi mutualit ja nende sisu või miski enam ei meeldi mulle, siis ma teen niimoodi, et ma võtan neilt enda ka follow ära. Niimoodi, et ma ei jäta nagu umbes neid mingit et nagu nad oleks mingi, ma ei tea, mis fänn mul edasi ja siis ma ise panen unfollow neile, nagu ma ei tea. Mitte, et ma nagu, ma ei arva, et ma olen fännid, ma lihtsalt, see on veits umbes siuke, et kui sa nagu tead kedagi, te teate 11, te follow'te 11, vahepeal mingi 10 aastat olete follow'd 11, see tundub nii isiklik, et sa paned unfollow mulle ja siis sa jätad nagu mind enda followeriks või nagu, et sa ole siis piisavalt mees, et võta siis nagu muld ka maha, kui sa ei taha minuga enam mingit pistmist, siis miks sa tahad, et ma sind edasi järgi. Ja ausalt on nagu, it's not that serious nagu. Usu mind, kui ma võtan kellegi, kes on mul 10 aastat on mutual, nagu teate, mis mutuals on ja mutuals on siis, kui te 11 follow'te nagu. Ja siis nagu mutual followers, mutual following, või ma ei tea, see oli Tumblris kunagi meie teame mutuals. Kui ma olen 10 aastat 11 follow'nud ja ma unfollow'an sind, siis seal on taga ikkagi nagu mingigi põhjus, see ei ole lihtsalt mingi, ma ei tea, ta lihtsalt sisu ei meeldi mulle nagu, et kui 10 aastat on meeldinud sisu, siis see nagu tegelikult, okei, vahepeal juhtub küll niimoodi, et lõpuks see inimese nagu content enam ei meeldi, aga siis on ikkagi niimoodi, et ma võtan out of respect, ma võtan tal endal ka follower ja nagu siis ma ei taha nagu, et ma jätaks ta nagu ripakile, siis on kõik nagu suhe läbi. Aga kui ma olen nagu äpp, mis saadab mulle teavitused, kui keegi mu mutualitest unfollow mind ja see on reaalselt nagu nuga sügavesse ja ma tean, et nagu it's not that serious, nagu ka osad inimesed on tõesti niimoodi, et nagu mingi mees. See nagu ei ole umbes see, kus nagu mingi tšikk, kellega te koos mingi klubi vetsus olite ja ütlesite mingit ja see unfollow sind, whatever nagu, I don't even like you anyways. Aga nagu ma ei tea, mingi nagu actual nagu keegi, keda sa tead või keegi, kellega te olete nagu mutual, kellega teil on nagu mingi Instagramis mingid vestlused, ma ei tea, mida, siis ma olen nagu mingi, why did you do that? Miks sa rikkusid meie nagu hea sõpruse? Why did you do that? Why did you do that? Ja miks sa jätsid mind end follow ma, nagu ma oleks mingi, ma ei tea, piece of crap lihtsalt nagu. Ma ei tea. Ma ei ütle mingi see teema nüüd, et ma ei viitsinud üldse nagu livestream enam teha. Ma armastasin TikTokis livestreamide tegemist nagu. Ma tegin reaalselt igapäevaselt. Hakkasin õhtul magama minema, livestream. Hakkasin nägu pesema, pesus käima, livestream. Kas te kuulete need kajakad või? The mood's ruined. Now all of a sudden I feel like crap. Anyways. Ei, see ei ole normaalne. Ma panen akna kinni. Sorry. Nii piinlik. Ei, ma ei tea, kogu see video on nii piinlik täna, siis ma räägin oma mingi kuradi, ma täiskasvanud mees, kes räägib oma lõbubudest ja followeride kaotamisest nagu, aga need on need asjad, mis isiklikult vaevavad mind, siis ma räägin neid, sest et see on minu videopäevik, kus ma räägin asjadest, mis mind huvitavad, mida ma tahan mälestada, sest et 10 aasta pärast, kui mul ei ole nagu meeles, et ma rääkisin mingit sükest nagu bullshit'i, siis ma tahan vaadata seda videot olla nagu, vaadake, mis oli minu jaoks oluline nagu.
minu videopäevik, et ärge kurke, et ma olen mingi pealiskaudne first world problems, ma tean täpselt see on see, mis te nagu alati ütlete kohta ja sellepärast ma nagu mõtlengi, et ma teen seda video, ma panen selle private'i peale nagunii mingi 6 aja pärast. Ma tegelikult ei tea, miks ma neid eelmiseid videosid ole private'i peale pannud, sest need on suht samasugused nagu. Anyways, oota, millest ma rääkisin? The Labubu and followers, piinlik, kurat, oot. Videod, live stream'id, jaa, sorry. Ma tegin kogu aeg neid live stream'e ja mulle tundus, et inimestele meeldis ka, sest et neid vaatajaid oli hästi palju ja ma tean, et ma ei tohiks teha asja nagu vaatajate nime, et nagu, et arvude nimel, et meil on mingi hästi palju inimesi peab vaatama. Aga ma ütlen ausalt, et mul on live stream'e raske teha siis, kui nagu keegi ei kirjuta. Ma võin seal nagu pläkkutada, rääkida, mida iganes, aga see veits on nagu, kelle jaoks ma seda siis teen. See on nagu pigem ikkagi alati olnud siuke nagu community thing. Ja ma tean, et selle puhul on oluline nagu järjepidavus. Kui ma teen gaming live, kui ma näiteks 5-10 vaatajat, see on fine. I don't give a rat's ass, sest et ma mängin, mul on midagi nagu teha. Aga kui ma teen nagu live, kus ma reaalselt, ma nagu istun ja räägin inimestega, kui inimesi ei ole kellega rääkida, siis what's the point nagu. Ja ma tean, see asi ongi nagu selles, et moment, kui ma mingi alkoholipudeli välja või nagu ma nädalavahetusel teen seda live, siis kõik on nagu mingi aga ma mõtlen, kas ma ise nagu igavaks jäänud, aga te võite nagu ausalt öelda, et kas teile tundub, kas on mingi nagu shift olnud või? Ma tean, et ma olen vahepeal olnud räigelt ülekoormatud ja siis ma nagu, mis ma ise arvan, see mu nagu theory, mu conspiracy allegedly on see, et ma tegin vahepeal neid live ja võib-olla see mood oli veits nagu kehv, sest et mul oli hästi tihti see, et kui ma stressasin kogu aeg kooli pärast, siis ma rääkisin kogu aeg, kuidas ma olen ülekoormatud kooli pärast ja kuidas ma olen pinges kooli pärast ja ma olen raske kooli pärast, ma pean keskenduma koolile ja siis see oli nagu, see on väsitav kuulata sükest asja, see on täpselt süke nagu mingi, kui su vanemad räägivad sulle, kui raske neil tööga on, mingi I don't care, that's what parents have to do, work, right, whatever. Ja siis võib-olla sealt kadus see vibe ära, pluss ma ei teinud neid asju enam järjepidavalt, siis mul oli kogu aeg kool, nüüd mul on nagu suvi on, kõik on fine, sügisel, 6 kuud veel kooli ja siis on kõik tehtud nagu kõige 6-4, ma ei tea, mida iganes. Aga ma üritan jõuda tagasi sinna vibe'i, kus ma nagu teen live stream'i, sest et see mu thing, see on alati mu thing olnud, ma nagu live stream'i, kus ma mingi pläkutan ja teen live stream'i nagu, ma tahan veel teha seda, ma ei tea, aga ma nagu, aga siis ongi, lihtsalt tee. Ei, ma tean, okei, ma lõpetan selle video ära ja esimene asi, mis ma teen, ma lähen live stream'i, hakkan pelama nagu, ja siis, kui ma õhtul hakkan tutti minema, samas ehk tahan jooma minna. Aga ma saan juua tähes ja kui ma saan juua tähes, ma luban, et ma olen praegu juubes, ma saan nagu, kui ma sätin valmis, et välja minna või kui ma juba olen väljas, ma saan tegelikult siis ka live teha. Ma tahaks mu elu eesmärk ja ma luban, et ma nagu, et see on tõsi, on see, et ma tahaks olla nagu üks nendest OnlyFans mimmudest, kes teeb 24/7 nagu live stream'i, kes on lihtsalt nagu mingi diivani peal, loeb oma mingid kommentaari, sest on samal ajal live stream'ist niimoodi, et ei tee chatist välja ega midagi ja samal ajal vaatab 1400 inimest nagu, ei huvita see 1400 inimest, aga ma tahaks lihtsalt nagu olla nii pühendunud, et isegi siis, kui mul ei ole, ma üritan teha live siis, kui mul on mida rääkida, kui mul on mingit sisu nagu pakkuda, kui mul on inimestele midagi nagu rääkida ja mul on nagu mingid, ma ei tea, et siis see tundub loogiline mulle, et siis ma teeks live'i mitte. Samamoodi ma teen neid nagu YouTube'i videosid siis, kui mul on mingi kokkuvõte mingitest asjadest, mis on juhtunud. Ma ei viitsi nagu siin istuda olla mingi. Jah, et tore nädal oli ja mul ikkagi nagu, mul võiks ju nagu olla teiega midagi nagu rääkida, midagi, millest nagu jälje maha jätta, selle asemel, et lihtsalt siin olla nagu jaa. Ma ei tea. Live stream'i rohkem. Note to self. Tee rohkem live stream'i. Ma tahan, et järgmine kord, kui ma nagu check-in, siis ma olen see, et ma olen nii palju live stream'e teinud ja ma ei ole üldse olnud stressis la fuck-fuck'i pärast. La piece of shit. Tegelikult ma ei tea, miks ma selle Labubu peale pahane olen, ta ei ole midagi teinud ju. Ta ei ole midagi teinud. Ta on need inimesed, kes süüdistasid mind nagu. Okei, ma lähen ringirattas, ma jõuan alati tagasi selle Labubuni. Ma tahaks, ma kaab see mõte ära, et kas see mu videopäev, kus ma lihtsalt nagu jätan jälle maha või siis ma tegelikult nagu suhtlen teiega ka päris, et see on nagu 50-50, see nagu alguses oli niimoodi, et minu videopäev, aga nüüd ma tunnen ikkagi, et ma tahaks nagu teiega, et see nagu mingit tagasidet ka, mitte mingit viska like ja follow ja subscribe, see on sorry, like'i, kui teil meeldib, te ei pea seda like'ima, kui see nagu, see like, kuidas ma seda ütlen, see on nagu tore armas vaadata, et keegi üldse seda like'ib, aga samas see ei ole nagu üldse oluline. See on tore näha, et keegi nagu view'b seda YouTube videot, samas see minu videopäevik näevad, et see ei ole nagu üldse oluline, et nagu mingid, ma ei tea, I'm not looking to mingi 10,000, 100,000 views, see ei ole nagu minu eesmärk nende videotega, pigem ikkagi see, et ma
ma räägin ja tore, kui keegi vaatab, aga vestluspunktilt, kuna meil on nii vähe ja me suhtleme siin suht nagu otse, siis iga kommentaar, mis on mu videotele, ma loen neid religioosselt ja ma nagu I wish nagu küsimus teile, kui te midagigi siit videost mõtlete, millega nagu suhelda, või ma ei ütle, et te peate nagu, aga kui teile tundub, et teil on midagi selle koha pealt öelda, siis ma hindaks seda, kui sa ütleks, et kas ma nagu isiksusena olen kuidagi nagu muutunud niimoodi, et ei ole enam nagu soovi engage ida. Just nagu kui me räägime, kui te olete mu TikTokis asjades follownud, et mis on see põhjus, et miks ma nagu... Samas, ärge vastuke sellele, ma ei taha seda vastust teada, sest ma hakkan jälle teid läbi sõima. Ma olen kohe järgmine video nagu mingi... Ärge vastuke sellele. Ma tean, ma ei ole järjepidevalt teinud laive, ehk siis kuidas ma saan eeldada, et keegi vaatab mu laive, kui ma ei tee laive. Vastus olemas, rahu, ärge vastuke mitte millegile. Don't like, don't subscribe, don't comment. Thank you. Räägime tihedamini. Ma tahan varsti tagasi, ma luban. Ciao.